Kas me lähme lähemale või? See oli päris hull. Kuhu me sattunud olema? Ta jookseb 30 kilomeetrit tunnis, teed või? Järgmine koht, kui lähme, on Liblika farm, mis pidi väga lahe olema. See Liblikast tuleb Elisega kaasa. Ei, magama. Jou, yeah. Maritale meeldis see, kui sa hingad, vaata. Ma ei hinga. Small one. Yes. Right? Small, like this. Robusta, among other coffees, if I'm not wrong, it has the highest caffeine inside. So each of the coffee fruit, they have 2 beans inside, 2 only. No seda puuviljafarmi ei saa... võrreldagi. Jaa. Ei anna võrreldagi selle puuviljafarmiga, kus me Langkaalial käisime. Esiteks sai nagu 100 korda informatiivsem. Ja see giid, kes meil oli, see teadis 2 eestikeelset Jaa. sõna. Magus ja hapu. Kibe ka. 3 sõna teadis. Nüüd ma õpetasin 2 veel kaneel ja Aitaks kookos. kookos. Ja siis meie rühmas oli ikka 2 austraallast, kes olid juhuslikult nädal aega tagasi käinud Eestis. 3 päeva tagasi tulid Eestist. No niimoodi, et nad tahtsid vist Norras neid virmalisi minna vaatama. Ja siis käisid veel Soomes ja siis käisid korra Eestis. 1 päeva olid siis Tallinnas, et neile väga meeldis. Ja nüüd sõidame hotelli. See on siis kõige kallim hotell, mis me siiamaani võtnud oleme. Ookean on seal. Et üle pika aja sai siis normaalselt magada. Ilma et mingi konditsioneerir luugaks kõrva ääres. Või kuskil mošeedes lauldakse kell 5 hommikul. Eestlasi nägime seal hommikusöögil. Istus kõrvallauas. Teised eestlased, keda ma olen siin näinud. Ja nüüd jah, asjad on koos ja lähme... Hakkame Kuala Lumpurisse sõitma... 7 tundi. 6,5. Et 6,5 tunni asemel läks hoopis 4 tundi umbes, sest me tulime mööda kiirteed. 120-ga põhimõtteliselt teed. Kui Google Maps näitas mingid külateid, siis me olime vist pannud valikutest, et väldid põlla. Ehk siis meil jäi veits aega ennem, kui me peame auto ära viima ja me tuulime Patu koobastesse ja siin on hullumaja. Siin on nii palju autosi ja ilmselt inimesi on veel rohkem. Sest täna on pühapäev, pluss on keskpäev. Pluss on pühad. Kuhu me sattunud olema? Isegi see Penangi tundub jõudma. Miks higistad niimoodi? Need
pikki. väga-väga palav on siin. Aga jõudsime siia üles. Kuidas see oli? Ja siin on üks mega suur koobas. Loodame, et seal on õhku vähemalt veits sees. Auto jätame siis siia, kust me selle võtsime ja nüüd lähme sööme midagi ja siis lähme hotelli. Mega suur hotell. 2 torniga. Ja siin on bassein katusel. Aga see on teise torni katusel. Siit on need tornid muidu. Seal on need tornid. Ja sul voodi. Lähme linna peale. Lähme vaatame neid kaksiktorne ja siis vaatame, kas me saame kuskilt süüa ja siis midagi juua. Ei, joomas siis lähme tegelikult mitte sööma. Jälle mega palju rahvast siin. Ai, ma oleks pidanud tegema kõik teises järjekorras nagu. Ja siis iga kolmas müüb seda telefoni, seda lensi, seda fisheye lensi, et saaks tornidest väga hea pildi, mille nad ilmselt on eBay'st ostnud euriga, müüvad siin mingi 30 euriga. Mega ilus vaade oli täiega. Ja käime siis siukses restoranis või? Ei, see on baar. Siukses baaris, kus päeval on siis helikopteri maandumisplats. Ja siis õhtuks teevad seal baari, tõstavad sinna lauad ja toolid. Ja siis seal on väga lahe vaade. Ja no mega palju rahvast muidugi jälle. Ja alguses isegi me ei mahtunud sinna üles nagu. Aga vedas, et just üks laud jäi vabaks. Ja nüüd lähme kuskile tänavatoidu otsingule. Ja vaatame, äkki leiame midagi lahedat seal, mida Eliise tahaks maitsta. Mingi konnajalgu või midagi. Ütle palju kell on? Kell on 9. Ja inimesed on nii näljas. Need on pelmeenid. Tellisime siis praetud konnajalad siis ilmselt ingveriga. Täpselt nagu kana. Hommikusöögiks sõõrikud. Seal on juba tegelikult palju. Ja me mitte midagi söönud, see oli esimene kord, mis tee peale jäi. Ja tänast päeva lootsime alustada seal mingi pargis. Ja siis jõudsime krääbiga sinna ja siis oli silt värava peale, et täna suletud. Ainult ära. Ja nüüd me lähme
akvaariumis. Ei. Jah. Mis see on? Akvaarium on see, kus on kalad sees. Lähmegi kalu vaatama. Ja siin peaks olema maailma kõige pikem see akvaariumi tunnel, mis oli 100 meetrit, 90 meetrit. 90 meetrit vist jah. Pikk. Loodame, et ei ole palju rahvast. Lõpuks sai see läbi. Jah. Kahjuks oli jälle seal liiga palju inimesi. No, see oli päris hull. Jah. Suhteliselt ebameeldiv oli. Isegi ei mahtunud astuma. Ja Astuma pluss oli järjekord akvaariumites. ja siis see 90 meetrine tunnel oli, põhimõtteliselt see oli mingi siuke lint läks läbi sellest tunnelist ja ja seal sa ei saanud ka liikuda ei paremale ega vasakule. Muidu need haid olid päris ägedad. Ja raid. Ja raid, jah. Aga nüüd me oleme siin. Ja eestlasi nägime jälle. Jah, 3. eestlased sellel reisil. Lähme ühte poodi või? No kuskile marketisse, kus peaks nägema seda Hiina lõvide tantsuudeliks. Lähme siis meie hotelli teise torni tipus on Infinity Pool. Ja siis 8. saab nagu teise torni ka minna. See läheb nagu sild. Aga jah, lähme vaatame, kas me mahume sinna basseini. Ma arvan, et ei mahu. Ega väga ei mahu ikka küll tegelikult. On mõnus rahulik. Suure hotelliga, väga väike see ei ole, jah? Nagu mingi väike laps. Väike kiilakas beebis üles. Oledki. 1-2 veel vead. Siin on need tornid. Ja need tornid on maailma kõige kõrgema paaris tornid üldse. Ja kunagi olid nad maailma kõrgemad tornid. Uus päev, uus katse. Eelviimane päev. Ja vaatame, kas täna saame sinna parki, kuhu meile ei saanud. Tuli välja, et see on selle aasta algusest muudetud tasuliseks, mis varem oli tasuta. Ehk siis, et see võib põhimõtteliselt mingi pargis arutamise eest 10 euri. Nagu. Me ei lähe siin. Aga lähme vaatame botaanikaaeda, mis loodetavasti on ikka tasuta veel. Pidi olema. Vaata oravat. Mis kalleri? Oma. Täpselt nagu mingi draakan ju. Kas me lähme lähemale või? Ta jookseb 30 kilomeetrit tunnis teed või?
Austraalia mänd. Peaaegu nagu oleks Austraalias illi. Austraalia mänd. Muidugi väljas on kuum. Ütleme nii, et see kuumus teeb nii loiuks ja see on nii väsitav. Et me väga ei jaksagi midagi enam teha. Vaatame veel siin botaanika ja siin peaks olema mingi hirvepark, siis mingi lillepark ja siis ma arvan, et siis võime motelli lösutama. Tead isu, esimest korda sajab terve meie reisi jooksul. Nii! Ma ei tea, kas enam sajab või ei saja. Meie lähme nüüd liina peale. Liina peale. Olenemata sellest, kas vihma sajab, kas lööb päikest või sajab taevast alla pussnuge. Me lähme ikkagi. Sest see on meie viimane õhtu, kui me üldse saame õhtul siin väljas linnas käia põmpst. Põmpst ja homme öösel läheb lend siis. Ja meil on veel 2 kohta, kus me tahaksime käia, kus on ilus alles siis, kui on nagu õhtu ja pime. Egastas meil on õnneks, me ostsime Eestist, ossime vihmakeebi. Õnneks meil on vihmakeebid ja väljas on mega soe, nii et on see nagu. Poole tunni pärast on check out ja kell saab 12. Meie lennuk läheb öösel kell 2. Ehk meil on... Hommikul 2.15. Jah, ehk meil on mingi kiired arvutus 14 tundi. 14 tundi vaja teha midagi. See on päris pikk aeg. Ei no 14 tundi on lennuni aega. No okei. No meil oleks plaan natukene nässu. Mõtlesime, et me jätame kotid hotelli ja siis käime veel linna peal, sest meil jäi maitsmata see duurian ja mangostiim. Sest jälle sajatele. Hommikusaadik on sadanud, nii et me ei lähe ilmselt kuskile. Ja siis me mõtlesime, et me lähmegi nüüd Lennujaama ligidal olevast outleti shoppama. Mingi 10 tundi. Eelmine kord käisime seal samas outletis ja me shoppasimegi 8 tundi. Ehk siis mis see 10 tundi ära ole. Jah, põhimõtteliselt lähme sinna, seal saab õnneks jätta asjad siis sinna hoiule ja siis shoppame seal mingi aeg ja ma arvan mingi, ma ei tea, kella 10 äkki lähme lennujaama ja siis passime seal ja siis lähme koju. Nii, meil on põhimõtteliselt vaja kõik need asjad tervesse suur kotitäis. Need vaata siia. Täis, aga natuke saab siia panna ka. Et shoppasime siis 7,5 tundi ja... Me läksime jumala kiiresti aega.
ikkagi mõned asjad ostsime. ja jah, nüüd on vaja need kuidagi kõik siia ära mahutada. ja kell on 10, lennuni on 4 tundi aega. kell on 1 läbi. väga-väga pikk päev on olnud. tahaks magada, aga ei. Kristo ja Eliise seiklused Malaisias on selleks korraks läbi. nüüd hakkab siis 9-6, mingi 15-tunnine, rohkem 20-tunnine öösõit. tahad veel öelda midagi siia lõppu või? noh. olge mõnusad. üks, tšau.